Mis siis, kui universumit ei valitse mitte jumalad, vaid kirjanikud? Mitte mingid suured jumalad, vaid hoopis jutuvestjad, koodikirjutajad, kes panevad paika reeglid, kirjutavad süžeed, lasevad tegelastel tegutseda. Mõtle sellele, romaanis tunduvad tegelased päris. Nad armastavad, nad kannatavad, nad teevad valikuid. Aga kirjanik määrab selles maailmas gravitatsiooni. Kirjanik otsustab, kas maagia on olemas või kas aeg kordub. Loo sees olles need reeglid lihtsalt on. Nüüd vaatame asja laiemalt. Nick Bostromi simulatsiooni argument ütleb, et kas tsivilisatsioonid ei saavuta kunagi jumalikku arvutusvõimsust. Või siis nad saavutavad ja siis muutuvad teadlike olendite simulatsioonid tavaliseks. Kui nii, siis on tõenäoline, et me ei ole algne reaalsus, vaid üks peatükk, mis töötab kellegi teise masinas. Kas see teeb meid vähem päris? Kui sa näed, on su tunded sinu jaoks päris. Kui mängu tehisintellekt õpib, siis ta tõesti õpib oma maailmas. Reaalsus võib olla see, mis on järjepidev, jagatav ja oluline teatud reeglite piires. Selle standardi järgi on see nii päris kui vaja. Kui me oleme loodud, kas meil on vaba tahe? Tegelased võivad oma kirjanikke üllatada. Uued käitumised on see, mida keerulised reeglid toodavad. Sinu valikud võivad olla sinu omad, isegi kui lõuend ja värvid valiti sinu eest. Keerame asja ringi, me ise mängime juba kirjanikku. Me kirjutame tegelastele stsenaariume, arendame virtuaalseid olendeid, treenime agente, kes räägivad läbi, teevad koostööd, petavad. Anna neile rikkamad meeled, pikemad mälestused ja panused ja järsku tekib eetika. Kui nad suudavad tunda, siis mida me neile võlgneme? Tähendus ei kao simuleeritud universumis. See hoopis mitmekordistub. Kui on mitu kihti loojaid, siis eesmärk võib voolata mõlemat pidi reeglitest sinuni ja sinu valikutest loo juurde. Armastus, seob ikka. Valu õpetab ikka. Uudishimu avab ikka uksi. Nii et siin on suur küsimus. Kas sa tahaksid kohtuda oma loojaga? Kui see tähendaks, et kaotad loo, milles sa oled? Või tahaksid sa pigem ise saada loojaks, lahkemate süsteemide, tõelisemate lugude loojaks ja anda tähendust edasi? Ükskõik kuidas, täna kirjutad sa ühe lõigu. Helista sõbrale. Õpi midagi. Aita võõrast. Igas reaalsuses on need muudatused, mis jäävad. Ja kui keegi meid ülevalt loeb, anna neile pööre, mida nad kunagi ei oodanud. Järgmise 5 aasta jooksul ei ole päris maailm enam see, mis vaikimisi on. Mitte sellepärast, et see ära kaob, vaid sellepärast, et simulatsioonid muutuvad nii heaks, et su aju ei hooli, millises kihis sa oled. Praegu juba su telefon muudab reaalsust, filtrid, pealkirjad, liitreaalsuse joonistused. Lisa sinna kerged peakomplektid, mis näevad välja nagu prillid. Äkki on iga pind ekraan, iga tänav on lava, su elutuba võib olla vihmamets, aksenskoo täpsusega. See on see pöörane osa, su meeled on häkitavad. Nägemine on lihtsalt footonid neurooniteks. Heli on õhurõhk signaalideks. Puudutus on elektrilised mustrid. Kui masinad suudavad neid mustreid veenvalt ja reaalajas jäljendada, siis su aju ütleb, lahe, see on piisavalt reaalne. Me oleme lähemal, kui tundub. Neuraalne dekodeerimine suudab juba lugeda, mida sa vaatad. Generatiivsed mudelid saavad ehitada linnu, mida pole kunagi eksisteerinud, ja siis neid sinu eelistuste järgi ümber joonistada. Latentsus. Aeg sinu liikumise ja maailma reageerimise vahel langeb alla 20 millisekundi ja su aju unustab, et ta kannab tehnikat. Miks see oluline on? Sest kui reaalsus muutub muudetavaks, siis tähelepanust saab maa.